Tere kõigile! Täna õpime selgeks, kuidas täisarve liita ja lahutada. Täisarvude liitmisel ja lahutamisel on meile alguses abiks arvtelg. Ole hea, joonista endale arvtelg nii, et sul mahuks arvteljele ära nii 10 kui ka -10. Järgmiseks mõtleme läbi, mida üldse tähendab liitmine ja mida tähendab lahutamine. Liitmine tähendab, et midagi pannakse juurde ehk midagi läheb suuremaks. Arvteljel sa tead, et suuremad arvud asuvad kõik alati paremal pool ehk liitmine tähendab, et me arvtelje peal liigume paremale poole. Tee endale nool ka, mis näitab, et liitmisel tuleb liikuda arvtelje mõttes paremale poole. Nüüd lahutamine. Lahutamine tähendab, et midagi võetakse ära või midagi läheb väiksemaks. Arvteljel sa jällegi tead, et väiksemad arvud asuvad kõik vasakul pool, ehk tee siis endale nool vasakule poole ja kirjutame siia peale lahutamine. Lahutamistehte tegemiseks tuleb arvtelje mõttes liikuda vasakule poole. Nüüd lahendamegi arvtelje abil mõned ülesanded. Siin on ülesanded 2 tulbas. Sa näed, et esimeses tulbas olen ma ilusti kõik märgid ära värvinud selle järgi, kas tegemist on liitmise või lahutamisega. Kas ma liigun arvteljel vasakule või paremale. Nüüd teises tulbas on tehe natukene keerulisem, sest et siin on kasutatud ka sulge. Mõne hetke pärast vaatame, mida see tähendab. Läheme esimese tulba juurde. Esiteks mõtleme läbi, mis tehe see on. Arvust 2 tuleb lahutada arv 5. 2 miinus 5. Siiamaani ei ole sa osanud väiksemast arvust suuremat lahutada, aga vaatame, kuidas arvtelg aitab meil selle tehte ära teha. Esiteks liigume arvtelje peal esimese arvu juurde, mis meil tehtes on, ehk 2. Nii, oleme siin 2 juures. Nüüd 2 tuleb lahutada 5. Kummale poole ma liigun? Kas paremale või vasakule? Lahutamine tähendab vasakule liikumist, selge, hakkan liikuma vasakule ja arv 5 ütleb, et ma liigun vasakule 5 sammu. 1, 2, 3, 4, 5. Ehk minu vastuseks on -3. Võtame teise. Arvust -2 tuleb lahutada 5. Jällegi, esiteks liigume arvu -2 juurde. Lahutamine tähendab, et liigun vasakule ja 5, et 5 sammu. 1, 2, 3, 4, 5. Jõuan arvuni -7. Võtame edasi, arvule -2 tuleb liita 5. Jälle, esiteks esimese arvu juurde, -2. Nüüd liitmine, ehk liigun paremale. 1, 2, 3, 4, 5. Jõuan 3 juurde. -5-le liita 2. -5 ja liidan 2 ehk 2 sammu paremale. 1, 2. -3. -5-st lahutada -2 ehk -5-st 2 sammu vasakule on -7 ja 5 -2, seda sa oskad ilma arvteljatega teha, sest see esimene arv on suurem ja see on lihtsalt 3. Nii, lähme teise tulba juurde. Vaatame, mida tähendab teises tulbas esimene tehe. -2-st tuleb lahutada -5. Nüüd, kui tekib selline olukord, et liitmisele ja lahutamisele lisaks on teisel arvul veel sulud ja veel negatiivne märk ehk teine arv on negatiivne, siis selle teise arvu negatiivne märk muudab meie tehtemärki. Ehk kui mu praegult tehtemärk on miinus, siis negatiivne arv muudab seda märki ehk kirjutame siia ümber. Esimene arv jääb samaks. Nüüd lahutamistehe muutub mul vastupidiseks ehk tuleb pluss ja nüüd lihtsalt 5 ehk 2 miinust kõrvuti liitmislahutamise tehes, kui on kasutatud sulge, teeb kokku plussi.
Vaatame teised ka üle. 2-le tuleb liita -5. Ehk siis see -5 muudab mul tehtemärki. Esimene arv jääb samaks. Nüüd tehtemärk enne oli pluss, nüüd läheb miinuseks. Ja teine arv jääb 5 ehk sulud võtame ära. Nii siin samamoodi. 2 jääb samaks. See tagumine -5 muudab mul tehtemärki. Tuleb pluss ja lihtsalt 5. Nii järgmisel kirjuta ka ümber. -2 muudab tehtemärki. -2 jällegi muudab tehtemärki. Ja siin ka -2 muudab tehtemärki. Esimese arvuga midagi ei juhtu, esimene jääb kõik samaks. Muutuma hakkab nüüd alates tehtemärgist kuni teise arvuni. Nii, ja siit saad sa endale meelde jätta ka väikse reegli, et kui on kasutatud sulge ja sulu sees on miinus ja sulu ees on miinus, siis kokku tuleb pluss, nii nagu oli esimeses, 3., 4. ja 6. tehtes. Nüüd, kui on sulu sees miinus ja sulu ees on pluss, siis pluss ja miinus teevad kokku miinuse, nii nagu oli teises tehtes ja nii nagu oli 5. tehtes. Ja nüüd leiame vastusele kõikidele nendele uutele tehetele, mis me kirjutasime, millel enam sulge sees ei ole. -2 + 5, -2, 5 sammu paremale, 1, 2, 3, 4, 5 on 3. 2 - 5, 1, 2, 3, 4, 5, -3. 2 + 5 on lihtne, selleks meil arvutelge vaja ei ole. 5 + 2 on ka lihtne. 5 - 2 samamoodi saab ilma arvuteljeta ja -5 + 2, -5, 1, 2 on -3. Täna annan ma sulle lahendada ka ühe ülesande internetis, mille jaoks sa saad kasutada seda sama arvtelge, mis sa endale vihikusse kirja panid. Teeme mõned siit ülesandest koos ära. -4 + 6. Arvteljel -4, liitmine, liigun paremale, 1, 2, 3, 4, 5, 6 on 2. Ja kui sa tunned tegelikult, et sul enam ei ole arvtelge vaja, et sa suudad seda arvtelge endale peas ette kujutada, siis sa võid kõiki neid ülesandeid ka ilma arvteljeta teha. Nii, nüüd on siin see sulgude koht. -4, miinus ja sulgudes -4. Nii, tuletame meelde, mis see tähendas. Kui on sulgudes miinus ja sulgude ees on ka miinus, siis 2 miinus tegi kokku plussi. Nii et see tehe on tegelikult -4 + 4. Vaata, mis see tähendab. -4 ja +4. 1, 2, 3, 4. Jõuame nulli. -2 - 7, -2. -7 on -9. Jällegi sulgudega pluss ja sulgudes -6. Kui sulgudes on miinus ja sulgude ees on pluss, siis kokku teevad nad kahekesi miinuse. 7 - 6, selle jaoks pole arvtelge vaja, see vastus on 1. Nüüd jälle sulgudega tehe. Sulgude sees miinus, sulu ees ka miinus, siis nad tegid kokku plussi, nii et -10 + 8. -10 ja +8 ehk 8 sammu paremale. Jõuan -2 juurde. Ja mõned on tõesti sellised lihtsad ülesanded, kus ei ole ei miinuseid ega sulge ja need sa oskad täiesti ise lihtsalt peast arvutades ära teha. Ma loodan, et sa said tänasest teemast aru ja et sul ülesanne tuleb hästi välja.